Selgus, et meie maja on seest puhta mäda ja terve torustik tuli välja vahetada. Ema jaoks oli see järjekordne märk üleüldisest allakäigust. Õnneks olid naabritel torud korras ja me saime kuidagimoodi oma asjad aetud. No, kuidagimoodi. Tasu. Aga see veejaama polnud pooltki nii hull kui see, mis nüüd juhtuma hakkas. Issand jumal, me elame nagu ürgajal. Käime ojast pesemas ja sööme pakktaldrikutelt. Ürgajal ei olnud papist taldrikuid. Mõtlesime seda närviataki, aga nüüd siis jõudis maja ette. Ain on tore torumees, teeb nädal aega asja korda. Ja muidugi, ja meie viimased säästud lähevad kõik torude peale. Asi on nimelt selles, ma kavatsen oma sellele moefirmale investori leida, siis hakkavad rahaasjad ka liikuma. Keegi ei investeeri meid, keegi pane seda raha alla. Ott igal juhul toetab mind. Patsutab hullule õlale, aga raha sinna alla ei pane. Aga teeme mingisuguse korjanduse. Palume üldsuse abi. Ma ei usu, et see meie olukord Eesti üldsus kuidagi liigutaks. Andke mulle 1 000 000 euri. Mul on kalamaria allergia. Ma asutan moefirma. Noh, kuidas see kõlab? No mis nüüd siis? Naabrid tulevad esitavad veearve või? Tere. Tere. Ma olen küberkuritegevuse osakonnast. Mis asi? Küberkuritegevuse osakonnast. Kaja Kivi. Ma soovin rääkida Gustav Sooväljaga. Gustaviga? Miks? Mis ta teinud on? Meil on seoses ühe juhtumiga lisainfot vaja. Juhtumiga? Kriminaalasjaga. Gustav läks Tartusse, Gustavit ei ole kodus. Vist. Läks ju, Anna. Paha Martin. Ma palun, et ei muretseks. Keegi ei süüdista teda milleski. Veel. Meil on lihtsalt infot vaja. Ma saan hetkel teile ainult nii palju öelda, et me tegeleme ühe rahvusvahelise häkkeri tabamisega ja Gustav saab meid ilmselt aidata. Issand jumal. No, Monika, Gustav on ju hea poiss, ta on ainult tunnistaja. Ta on ju ikka heade poolel, eks ole? Aga kus ta on siis? Kus Gustav on? Miks ta kõnedel ei vasta? Me selgitame selle välja. Ärge muretsege. Ja kui ta endast märku annab, siis öelge talle, et ta ei pea kartma. Me tahame lihtsalt rääkida. Mis me valesti oleme teinud? Miks kõik nii valesti on, Martin? Monika, kõik on ju hästi. Kas jääte kohvile või rahuldute allikaveiga? Ma ei tea, mis endale pähe oled võtnud, aga lõpeta ära. Sa oled mu elu ära varastanud. Mida sa ajad, kui sa tahad, siis mine räägi selle Keidoga ausalt, see on naeruväärne. Jah, muidugi minu unistused on naeruväärsed. Ise inised oma räpilugusid. Kus sa tead seda? See kostub sul aknast välja. Sa käid mu akna taga kuulama. See kostub üle terve tänava. Okei. Aga see Keido asi päriselt on sinu, kui sa tahad ausalt. Keido ei väärigi mind. Ma ta on niisuguse nõia võrku langenud. Siis on nõrk mees. Lõpeta ära. Tead, ma ütlen oma emale, et ta annaks sulle superele vett. Kõngege janusse. Liis, palun, noh. Teise inimese unistused niimoodi jalge alla trampida. See on lihtsalt jull. Mis ta lahkas? Ma ei tea. Uus plaan. Suurem pood, rohkem pappi. Ja ma ütlesin diilerile juba põhimõtteliselt ära, meil on raha olemas, seega... Pekki, Come on, mida sa pekitad? Me peame selle ära tegema. Võten kokku nüüd, Riho. Riho, see on su... Taru, mul on sõnad peas, mul on kostüüm olemas, kontseptsioon on täiega paigas. Siis see räpilahing on endiselt teemas. Jaa, saad aru. Ma kohtusin juhuslikult Genkaga ja ta tegi mulle kohvi välja. See on nagu mingi märk. Räpi jumalalt endalt ju. See oli mõeldud nagu mingi pommuudisena, mis mingigi rõõmureaktsiooni esile kutsuks. Ma olengi väga rõõmus. Soo. Kuidas teil Vadimiga see mentori programm sööb siis? Vadim. Ei, tegelikult tal on mingi firma ja ta saab välismaalt mingi ropult raha varsti.
Oleks tainud natuke kenema välimusega. Päriselt? Kriip saab rikkaks. See tööriiete jutt, see pani mind täitsa mõtlema. See on päris huvitav kontseptsioon. Mõtlen, et tööriietest inspireeritud tänavariided. Tegelikult on mul investorid vaja. Oleks vaja see asi korralikult käima lükata, tootmist alustada. Vaja oleks ruumid rentida ja õmblejad palgata ja see esimene kollektsioon oleks vaja moeshow lüüa. Mul on üks sõber ka, kes lubas mind nagu turundusega aidata. On põnev. Jälle. Kohvi äkki. Sorry. Haiget ei saanud? Ei. Hästi. Mis värk Liisiga on? Päriselt tahad teada või? Ne? Oled valmis, jah? Okei. Ühesõnaga, Liis on meil sinusse väga armunud. Ja väga... Minusse? Ja kujutad sa ette? Ma tegelikult kujutan küll, ma teadsin seda. No muidugi sa teadsid, jah. Ja nüüd ta arvab, et mina tahan sind temalt üle lüüa. Ja oma mingis imelikus My Little Pony ja Barbie maailma võtmes tahan sind endale krahmata või midagi sellest. Konkurents. Eks ole? Mis mina teha saan? Ma ei tea. Enam vist ei saa midagi väga. Ega ta ei kuula kedagi. Ma ei tea, sa võid sebima hakata temaga. Päris hea mõte. No võt, noh. Ei ole minu tüüp tegelikult väga. No kahju siis. Noh, kitsega saime korda, on ju? Jep. Kätekõverdustega on hästi. Käib, jah? Oota, moment. Kuule. Ma pean veits fiilima. No. Tead, teeme nii, et jätame selle köie järgmiseks korraks, eks? On ju? No midagi head peab jätma nagu... Kindlalt? Jaa, muidugi, eks. Ma pean minema, on ju? Okei. No näeme. Olümpiani on veel aega ka. Jah, just. Tšau. Te ei tea mind, ma pole kuulus veel, aga tundub, et asi sinna poole suundub. Ma kasvan nagu bambus, ma olen see inetu pardipoeg. Mu suund on läbi macho müüride nagu Sean Tarkil koer. Istu lama sitsi, sa teed nüüd minu sõnade järgi puudel. Söön su hommikuks, nagu mul oleks manšis truudel. Loobin pori nagu ilm kehvadel talvekuudel. Mehed põlvili mu ees seal sees, lõpte kängidel ja kruudel. Siit alguse saab uus peatükk, uus teekond. Naiseliku võimu näitan teist värvi tõrvikul leekon. Mehed on sead, me teame, puhas peekon. Olen väge täis nagu Ingrid Peek on. Olen tänavalt, kui tahan, olen klassi. Ma pilbastan iga vuntsiga pässi. Ma võtan need lepingud, võidud, karikad ja cashi, sest minu on võit. Sest mul on see võim, mis on massive. Mehed põlvili mu ees seal sees, lõpte kängidel ja kuudel. Ma monteerin homseks kokku. Kas sa tõesti arvad, et ma paistan sellise asjaga silma või? No muidugi paistad, sa oled tüdruk, naine. Ja pealegi sõnum on terav ju. Nii et mu nõrkus on hoopis mu tugevus, jah? Kui sa selle õigesti välja mängid. Okei. Ja seeria! Kiirem! Kiire seeria, pauk! Ja nüüd pane lutsakas ja vaba kessi plokki. Hopp! Pane! Haak! Tubli! Hopp! Tubli! See! Alt haak! Tubli! Tiigritüdruk! Pane! Nii! Hoppa! Nah! Hakkas parem! Oli parem hakkas. Jõu.
Diil on järgmine. Me läheme suuremasse poodi. Päriselt ka? Jah, me saame sealt rohkem pappi. Selle tõmbab pähe endale. Noh, kuradi kukk, noh. Kukk läheb poodi röövima või? Jah. Aga nad saavad kõik aru, kus ma olen ju. Tõmba pähe see endale. Mis on nüüd? Ma ei tea. Ära situs on vajalik. Mees, ma ei saa nagu... Ma ei saa vangi minna, noh. Helistan diilerile või? Ei. Mis ära situ? Kuradi kukk. Mis siin toimub? Mis toimub? Tipipäev või? Tipikassa läks raisku ju. No, mitte ametlik tipipäev siis, noh. Inventuur põhimõtteliselt ju. Restoran on täna suletud, sa võid koju tagasi minna. Mis mõttes suletud? Mis te teete siin siis? No külmkapp on sees sul otsad, noh. Kogu kraam on halvaks näinud. Nuusuta seda lihki, noh. Retsilt haiseb, noh. Ups, sorry, kuule. Lähte ära. Mis on siis, noh? Mis me omavahel ikka pudistame siin? Punnsilm kahtlustab mind niikuinii parguses, noh. Keda see kotib, noh? Meil on kuradi kõht head ja paremat täis, noh. Nosime siin vaikselt. Mõnus. See ei ole vargus, see on õiglus. Ja just. See on õiglus, no me oleme kuradi restoranide Robin Hoodi reisk. No Robin Hood andis ikka vaestele ju. Me olemegi vaesed ju. Mis te keerasite ise selle külmkapi pekki siis või? Kuule, tegelikult ka nagu. Mine koju ära. Kuule, rahu, primadonna, Anna. Tule ka siia, saame korralikult tuttavaks. Karl! Rüüpa seda oliivi. On see oliiv või? Mis täitsa segiga on mind või? Mis on? Ära ole nii pinges kogu aeg. Kõht on kinni või? Fuck you! Fuck. No musi, ma armstan sind ka. Võta mu kott ka kaasa, kuule. Oi, on. End on nunnu. Näe, koht vabanes täpselt sinu jaoks. Ära pane seda Pekat tähele, ta paneb üle. Aga tal on muidugi karmid kogemused ka. Mis kogemused? Mingi kuulus sitapea tegi talle tite taha. Siis piskas ta koos lapsega kõrvale. Kes see talle tite tegi siis? Genkana. Ei, tegelikult ma ei tea. Ma tean, et ta oli mingi kuulus näitleja või laulja või. Pekka tahtis ise ka kuulsaks saada. Nüüd on. Nüüd ongi nii, et kasvatab üksi oma titte ja käib korraga 2 kohas tööl. Nice life. Aga sa ise? Mina. Ma niisama chillin ja olen lihtsalt cool. Ma olen cool. Ega tõsiselt, nagu miks sa enda restorani ei ava? Miks sa seda punnsilma talud siin? Wow, tüdruk. Mokk kinni. Aga tõsiselt, noh. Sa oled üks Tallinna kõige paremaid kokkasid ja sa lihtsalt istud siin nagu. Ma ei tea, noh. Fuck, kes see küsib nii? Mingi kapo oled, noh? Ma olin Uus-Meremaal enne. Mingi üle aasta. Töötasin ühes päris ägedas restos. See resto omanik. See oli mingi evangelista. Ta oli mingi sitapea sellega. Ja siis mul tekkis mingi teema. Tema pojaga. Siis kui see asi lõpuks välja tuli, siis oligi Uus-Meremaaga wash and go.
ja nüüd vegangi siin, noh. Ma ei tea. Pole vastutust, pole probleemi, noh. Elu on lill. Wash and go. Sul jäi lihm maha koleda. Sa oled ilus. Ma armastan sind. Kui ma gei oleks, ma reegelt tahaks sind kuleda. Läheb homme. Oled metsamees. Mida lihja? Sa pead Gustavit aitama, Otto. Muidugi pean, kõik me peame. No aga sinul on aega temaga tegeleda. Kõik teised on oma asjadega puntras. Moonikaga ma tegelen juba boksiteraapiaga. Noh. Ära mossita. Mis? Postitantsija. Mis? Ma saaksin aru, kui sa tahaksid postiljoniks saada, aga postitantsija. Said kondi ambusse. Aga see on naljakas. Ei, sa oled armas. No nii, täna jätkame militaarkoolitusega. Poistele on see igati sobilik variant elukutse valikuks. Ja poistega läheme siis lasketiiru. Nii, aga mida tüdrukud teevad nii kaua? Te võite natukene vabamalt võtta praegu. Aga kui ma tahan ka sõjaväelaseks saada, mis ma siis teen? Sina Sooveli katsu kõigepealt kehalise arvestusega hakkama saada, et sa meil häbi ei tee. Armee on meeste teema selge ju. No ei ole selge. Mida sa jahu? Ei, aga mina ka ei saa aru, miks me ei võiks kaasa teha selles tunnis. Mina tahan automaati. Kuulge, rahu nüüd, rahu! Amazonases oli ka naissõdalased. Aga meie ei ela Amazonis, Amazonases. Just. Äkki ma saaks relvaga selfit teha või midagi? Sa teeks ikka õige selfie. No sina vait. Ma ei tea, mina kavatsen kõik harjutused kaasa teha igatahes. Nojah, eks see Anna ongi meil imelik ju. Ta tahab räppariks ka saada. On ju nii, mis sa häbened nüüd? Kokutav räppar, aga kuule, come on. Palun, fori nagu ilm kehvade talvega. See oli Anna-Li Liis Lemsale. Mis Liis Lemsus on nagu tissidega suur pappa. Anna, mis see on? Kuidas sa seisma võid? Pane seisma. Mis asi see on, Anna? Peale tunde tuled minu juurde. Ühesõnaga, poisid, minu järel laske tiiru ja tüdrukud staadionile pool tundi sörki. Kõndima. Kes see sulle ütles, et sa võid nii fucking teha? Kes see sulle ütles, et sa võid nii fucking teha? Kes see sulle ütles, et sa võid nii fucking teha? Võid nii fucking teha? Võid nii fucking teha? Lisaks on tekkinud põhjuseta puudumised, protesti meeleolu räppmuusika. Anna, mis siis toimub? Ma tegelikult tegelesin sellega juba varem. Ma räppisin, et kokutamisest lahti saada ja ma olen juba saanud ka. Peaaegu. Aga mina klassijuhatajana, ma ju näen teatavaid ohumärke. Jah. Anna, nii vähe on meil finišini jäänud. Ja nüüd enne lõpuspurti on samm sassi läinud, hingamine paigast ära, võidutahe on kadunud, noh. Mis me teeme? Me jääks Annaga omavahel kahekesi. Istu siia. Kas sa vett tahaksid? Noh, kooli lõpp, tulemused, mis sust saab, kuhu sa õppima lähed, ajavad sind hulluks, on ju? Ja ma saan aru, et... Ja räppimine ei sobi siis sinusugusele normaalsele tüdrukule? No tegelikult ma osalen ühel räpp-battelil. Keegi ei tea sellest midagi. Kodus ka mitte. Seal on üldse paras hullumaja. Et ma olen siin koridori peal. Kui mingit lisainfot on vaja või küsimusi või... Et ma olen siin. Selge. Sa ütlesid, et kodus on hullumaja? Nojah, mul isa tuli töölt ära ja otsustas, et ta hakkab nüüd moedisaineriks ja see on kõik pea peale pööranud lihtsalt. Ahah, pea peale pööranud? Jah,
ema on liimist lahti aga ma ise tegelikult tunnen, et see isa moevärgi asi on mulle just nagu rohkem hoogu juurde andnud, et enda selle räpi värgiga tegeleda rohkem. Selge. Nii, et kodus on sul siis praegu veidikene närvilisem? Jah, ära ehmata ära, ma ei arva, et midagi oleks valesti, ma ei proovi urgitseda. Iga õpilase puhul on ju kohe näha, et kas tal on kodus asjad hästi või on raskemad või siis on huvitav olukord, eks ole. Ma saan aru, et sul on praegu see huvitav olukord. Jah. Koduvägivald mõjutab õpilasi kõige rohkem. Sellele järgneb juba koolivägivald, eks ole, küberkiusamine ja sellised lapsed ei taha räppida, usu mind. Jah. Nii et kuulutate mind normaalseks ja ma ei peagi hullumajas tegema lõpueksamid. Ei, seda kindlasti mitte. Seega praegu me võime lõpetada. Hoia mind kindlasti kursis, kuidas sul läheb selle räpi asjaga. Ja siis edu sulle. Okei. Ole tubli. Jaa. No nii, mis diagnoos oli siis? Ei olnud mingit diagnoosi, normis olen. Ahah, väga hea, väga hea. No ma kindlasti uurin seda asja nüüd. Jah, minge jah, pange aeg kinni, kulub ära. Já, Jón. Ég sagði þér ekki hringja í mig. Það engin tilgangur í þessu. Viltu hætta að hringja í mig? Takk. Vadim. Hei. Kuule. Kas ma ei saaks ka äkki su nendest järeleaitamistundidest osa võtta? Mul on ka mõned küsimused ja hullud valemid, millest mitte midagi aru ei saa. Noh, ma saan aidata ikka, jah? Väga hea. Näeme siis. Võlg on 7 tonni. Pood jääb liiga väikseks. Meil on suuremat kohta vaja. Me oleme kasiinosse. Mis asja? Meil ei ole mõtet mitut otsa teha. Saad aru? Millisesse kasiinosse? Mis vahet siin on? Reedel teeme ära. Vasmisel tasemel pullerdad ja ootad seda, kes toimetaks, ei seda, kes elusid kullerdab. Su laup on stigmatiseeritud ja lausleekides sörglen Benton. Häänetult röögid, sest kõik on röögitud, juba transportingu rent on. Sa võtaks need kõik, kui saaks, sa võtad vaid ühe ja selle odava. Amor ei tule, vibu ja noolega enam vaid mõõga ja odaga. Otseda peost, kui tuvi sa sööd, kõik on nii ropp ja kole obsöön. A ujuda aega, mil nimeks on öö, on meeletu piin, kui homme on söön. Mattumas sitta on su miljöö, sest langemas näole on ägu. Ja sulle kunagi ei näidata Martini või Kendriku une nägu. Me riik on täis neid tonte, ristis konte, varjude maa. Sa tead, et mehega on kõik, kui uludes appi karjub emaa. Küürakat parandab haud, küürakat parandab haud. Kas tõesti vaid parandab haud, see on katk, see on surm, see on me kõigi taud. Kogusin kodus kokku kõik asjad, mis sa mulle elu jooksul kinkinud oled. Palun, on siin. Lolliks läinud või? Kõik jõulukingid ja sünnipäevakingitused. Söödavaid asju ma tagasi tuua ei saanud, aga ma panin selle eest sinna 20 €. Liis, Anna, ma olen sust lõplikult pettunud. Sa sebid juba kõigiga, isegi Vadimiga pärast seda, kui sa said teada, et ta rikkaks saab. Sa ei ole see inimene, kellele ma kunagi mängumaast ruudust vandusin.
ma ei sebi mitte kellegagi. Ära räägi rohkem. Ja ära valeta rohkem. Sa teed ennast niimoodi ainult pisemaks. Hüvasti. Sa kujutad, et... Ei, Liis, see on SM... Noh, nii. Nüüd on küll korras. Võt, kuule, ma mõtlesin, ma võin kampa lüüa. Et sa rääkisid, et sul on vaja kaasinvestorit, kes su moeärisse panustaks. Ma mõtlesin, ma võin aidata, et mu firmal läheb hästi ja võin aidata. Nalja teed? Jah, noh. Investoriks. Ma tahaks mingis põnevas asjas osaleda. Just. Nii, et mul on nüüd investor. Aini Toru abi toetab Martini moemaja. Edukat algust. Ja nüüd kujuta ette, et sa õljud täielikus rahus keset soolajärve. Su ümber on lõputu valge tasandik. Eemal sudus kumab roheline pehme mäedik. Kustiga on kõik okei. Ta saatis sõnumi. Ta aitab seda asja klaarida. Selge. Selge, väga hea. Ma tean, mida ma nüüd teen. Ja nüüd korraga tundus ka mulle, et ma tean, mida ma teen. Ma olin väljakutseks valmis.